Saadet toetab Pahv. Pressisektor. Tere! Alustab Postimehe spordisaade Pressisektor. Oleme eetris igal neljapäeval, et rääkida Eesti ja vahel ka maailma tippspordist nii, nagu seda meie meelest tegema peab, särtsakalt ja otsekoheselt. Stuudios on koha sisse võtnud Postimehe spordiajakirjanikud Karl Juhkami ja Jarmo Jaagomägi. Mina olen Ott Järvela ja me alustame Staar. Meil oli kõva vaidlus, mida valida möödunud spordinädala staariks ja keda õigemini. Ja lõpuks jäi ikkagi näpp peale Põlva Servitile ja Põlva Serviti väravahile Eston Maruskile, sellepärast et seda, et mõni Eesti pallimänguvõistkond võidab ära Balti liiga, juhtub ikkagi harva. No, võrkpalliklubid on seda mööndustega suutnud, kui leedulased on ka suvatsenud vahest oma mõne võistkonna välja panna. Samas oleme ausad, see, et Eesti võrkpalliklubi võidab Balti liiga, see ei ole midagi liiga ootamatut, sest võrkpallis, Eesti ongi kõige tugevam Balti. See on kohustus pigem. Jah, aga käsipallis ju sellest rääkida ei saa, sellepärast erinevalt Lätist Leedust Eesti ühelgi Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril mänginud ei ole, aga Põlva Serviti eelmisel nädalavahetusel Klaipedas peetud finaalturniiril esmalt poolfinaalis alistas Viljandi 26-19 ja siis finaalis karistusvisete seeriaga Klaipeda Dragunase. Võimas värk. Jaa, vaatasin need viimased minutid sinu soovitusel järgi ka ja oli päris meeleolukas mäng, et seal ju Põlva viskas selle normaalne viimase värava viimasel sekundil, et seal sellist emotsiooni ja actionit käis päris kõvasti. No jah, käsipallis nii on. Selgitame siis ära ka. Varusk on staar sellepärast, et karistusvisete seerias, kuhu see mäng läks, seal tegi ta 2 tõrjet, 3. tuli appi Post ja niimoodi siis Põlva Serviti meistriks krooniti, aga tegelikult on ju ka oluline rõhutada, et Varusk ei säranud ainult nagu nende tõrjetega, vaid seesama Jarmo mainitud viimane värav, ka seal mängis ta väga suurt rolli, sest kui Dragunase meeskond millegi pärast otsustas minna 8 sekundit enne lõppu viskele. Neil ei olnud veel otsust kohustust. Jah, nad oleks võinud lihtsalt rünnaku aja lõpuni mängida ja mäng oleks lõppenud, sest nad juhtisid 1 väravaga. Aga nad läksid viskele, vise läks mööda ja siis, mida tegi 41-aastane Eston Varusk? Läks nagu pantri kombel, mitte nüüd nagu tõrjele, vaid sellele pallile järele, mis mööda lendas, võttis selle kätte ja viskas pikalt ette Henri Sillastele, kes siis oli rünnakule jooksnud ja siis ilusa sireeniga koos see pall väravasse lendas. Ikka enne sireeni veits, jah. No aga ära nüüd muinasut ära. Kui ta koos sireeniga läheb, siis ei loe. Peab enne sireeni peab sees olema. Aga igasuguseid, mis ma öelda tahtsin, on see, et see platsi nägemine, see kiire reageerimine ja see täpne sööt on tegelikult ka see osa, miks Varusk seda tunnustust väärib, lisaks oma tõrjeoskusele. Ja, et see, kuidas ta tegelikult vanameistrina selle satsi lõpus võidule vedas nendel otsustavatel hetkedel, see oli väga-väga muljetavaldav ja teistpidi oli huvitav kuulata ka seda, kuivõrd vaikseks see saal jäi. Kui see 7 meetri visete seeria ära lõppes, sellepärast eks Klaipeda põhiturniiri võitjana, kes äkki võitis 2019 viimati Balti liiga, igatahes nad olid väga-väga tahtsid seda võitu endale ja ootasid seda. Ja niimoodi sellest lõpus ilma jääda, et viimase minuti eel juhid 24-22 ja mängid selle maha ja saad karistusvisete seerias tappa. Muidugi oli valus ja Eesti poolt vaadates muidugi jällegi väga-väga magus. Aga Eston Varusk ongi Põlva käsipalli üks suur sümbol. Maskott. Kalmer Musting, Eston Varusk ja tegelikult siis 3. ikkagi ka Henri Sillaste, kes oli selle siis viigivärava autor, sest nemad on olnud konstandid selles meeskonnas alates 2007. aasta kevadest. Mina siis noore spordiajakirjanikul esimest korda sattusin käsipallihalli. Ma tollel kevadel elasin veel Tartus ja siis kuna Serviti poolfinaalis mängis Kehraga, võitis mängudega 3-2, jõudis finaali, kus mängiti Chocolate Boysiga, kelle eest oli siis väljakul Riho Bruno-Brahmanis, kuna Servit, kes oli siis lahkuv suurus ja Serviti eest oli väljakul Mait Patrel, kes oli tõusev suurus, toonad vist äkki oli 18 või 18 pigem. See seeria läks ka 7 mängu, 4-3 lõpuks Serviti võitis. Aga siis mul tol kevadel oli väga palju Põlvas sassi ja kõikidele nende mängudel, sest Tartust oli hea lihtne minna. Niimoodi ma käsipalli kajastama sattusin, aga Eston Varusk toona oli veel ühe Moldova värava Igor Rapoveti õpipoiss. Aga Henri Sillaste oli juba satsis ja Kalmer Musting oli peatreener. Praegu nad kõik 3 on endiselt alles.
Jah, ma siin natuke lappasin arhiive ka ja siis seal ütleme, et iga mingi aja tagant on Varuskiga lugu tehtud. Seal 2015 nimetas ennast juba vanameistriks, et võiks hakata vaikselt otsi kokku tõmbama. 2020 sama lugu, 2023, aga mees on siiamaani postide vahel ja väga edukalt. Ja nagu ta ise ütles ka, siis olen suuremaks, laiemaks ja paksemaks läinud, aga kogemusi rohkem ja alati ei peagi väga kiiresti liigutama, et paljudel ette jääda. 7 meetrilised seerias. No, katabki paremini väravat ju. Ei no tegelikult ta seal ikkagi, ta just nimelt, ta tinistas ära need noored Dragunase viskajad oma koha valiku, oma mingite kehaliigutustega ja siis ei saa öelda pihta visati, aga tõesti ei pidanud mingi seal tohutult võimlema. Jah, ja selles, et me Varuskit näeme postide vahel, tuleb siis nii-öelda süüdistada Kalmer Mustingut, kes siis on ikka jälle siis Varuski ära rääkinud, nagu Varusk ütles, siis tal on põhimõtteliselt võimatu ära öelda ja nii-öelda suurepärane siis tinistaja teistpidi on Kalmer Musting. Ja selliste meeste ja naiste peal, kes niimoodi pühendunult ei suuda lahti lasta. Mõtle, kui palju Eesti sporti selliste tegelaste peal püsib. Krah. Eesti spordis pole möödunud nädala jooksul mitte miski pakkunud rohkem kõneainet kui Keila Kuulbeti korvpallimeeskonna peatreeneri Peep Pahvi juhtum. Kõik sai alguse eelmisel laupäeval, kui Haljalas toimus Eesti meistrivõistluste teise liiga poolfinaalseeria teine kohtumine kohaliku Haljala meeskonna ja Keila Kuulbeti duubel rivistuse vahel, mille kolmanda veerandaja keskel tekkis Keila vahetuspingil konflikt ühelt poolt Peep Pahvi, teiselt poolt Christopher Lengi meeskonna 20-aastase korvpalluri vahel. See konflikt oli väga selgelt verbaalne, aga sellel oli ka mingisugune füüsiline mõõde. Milline täpselt Pahv ütleb ühte ja Lenk ütleb umbes sama, ilmselt, eks näis, kui korvpalliit, kas need avaldab lõpuks materjali või mitte. Osad pealtnägijad ütlevad aga hoopis midagi teist. Jarmo, sa käisid eile Rapla-Pärnu mängul. Kui palju seal sellest teemast üldse räägiti? Saalis? Ei olnud teemaks või ei tulnud kuidagi nagu arutelusse, aga korvpalliruumis on ju täitnud. Ja minu arust on isegi läinud natuke suuremaks, kui ma alguses oskasin arvata, karta, oodata, et tegelikult alustame sellest, et sellest asjast või juhtumist ei ole videopilte on üsna haruldane tänapäeva maailmas, sest tegelikult isegi teise liiga mängudest enam jaolt on ülekanded olemas Sport.televisionis, seal on need... Aga samas ma vaatasin, et Haljala kodumängudes sel hooajal oli vist ainult ühest mängust tehtud. Jah, et ju siis seal ei ole seda robotkaamerat asja, mis enamus saalides on, et Haljala puhul neid ei ole, aga et mujal on pigem olnud ja ma ei tea, see on selline, ütleme, et mingis mõttes sõna vastu olukord, mingis mõttes selline võib-olla näidist poomine, raske öelda, et mis seal siis ikkagi juhtuda võis on. Ma arvan, et see, et korvpallis väga tavaline situatsioon, ükskõik mis tasemel, et tuleb mängija emotsionaalne, väljakul teeb midagi võib-olla valesti, halvasti, on vihane, aga ta peab igal juhul mööduma treenerist pingilt, et nad alati tekib mingisugune või võib tekkida mingisugune kontakt seal. Ma arvan, et sellist rebimist või mingit katsumist või sellist asja on igal tasemel ja kogu aeg, et küsimus ongi see, et mis seal täpsemalt juhtus, et kui kõva see hoop võib-olla seal Pahvil sel hetkel oli, kas see oli, et kui vaadata seda videot, mis on nüüd välja tulnud, mis on juhtunud pärast seda konflikti, on ju see, et tegelikult Lenk läks istus pingi peale tagasi ja ta tundus, et ta lahkus sellepärast, et Peep seal sõimas edasi, et Lenk ei lahkunud otseselt sellepärast, et see löögi pärast, et ta läks ja oli valmis jätkama justkui. Löök oli, see on omaette teema, füüsilise kontakti. Jah, et selles mõttes väga segane olukord ja olgem ausad, Peep Pahv ei ole seda salanud ja see ei ole mingi saladus, et tema ongi selline vanakooli treener. See sõimu tuleb sealt niikuinii füüsilist kontakti ka mingil määral, et mina olen ka käinud nende treenerite käelt läbi, kellele meeldib mingis mõttes füüsiline kontakt, vaimne terror mingis mõttes, et see on mingis mõttes mõistetav, aga ma kuidagi ei õigusta seda ja see teemapüstitus on nüüd tulnud, kas me Pahv on näidis üles poodud või mitte, aga sellele teemale tuleb tähelepanu pöörata ja nagu näha, siis erinevate sfääride inimesed ikkagi see läheb korda ja see ei ole ainult Peebu kiusamine. Jah, mis Peebu kasuks ei räägi, on see, et see juhtus ajal, kui EOK ja Eesti Antidopingu Sihtasutus tulid välja oma kampaaniaga, sõnal on jõud. Samas, kuidas see peaks mõjutama? Selles mõttes, et nendel, kes seda kampaaniat veavad, on hea osutada. Näete, meil tõepoolest ongi probleem. Ja, neil on negatiivne posterpoiss olemas. Jah, et see on see osa, mis räägib Peebu kahjuks selles olukorras, et seda tahetakse võib-olla natukene rohkem tänu sellele ka pildis hoida, et rõhutada, meil on probleem olemas, aga natuke mõttes ka selle, et kõik asi, mis Jarmo rääkis korvpalli juurde, siis üks asi on minu jaoks huvitav, et kuigi
sõnelused, konfliktid, kontaktid on spordi osa, siis kas see peab olema teise liiga korvpalli osa? Et me ei räägi siin praegu niisugusest Eesti meistrivõistluste finaalseeriast ja profispordist, me räägime teisest liigast. Seal on kontekst tähtis, et tegelikult väga selgelt mängitakse tulemuse peale. Jah, sellepärast, et Peep Pahvi Keila Kuulbet mängib praegu siis Pirita palliklubi Tallinna Kalevi litsentsiga, see on 3 aastaks ja Pahv ütles kohe välja, et nemad tahavad teisest liigast tõusta oma satsiga nüüd üles tagasi. Ehk siis neil on aasta aega puhvrit, aga kui see esimesel aastal ei tõus esiliigas, siis see puhver jääb üli madalaks ja nagu on võib-olla kuluaarides jutt olnud, siis Keila Kuulbeti praegune esindusmeeskond ei pruugi jääda kõrgliigasse pidama, ehk siis pinged on mitmes mõttes õhus. Ja seal isegi kaob see variant ära, kui nad näiteks 3. jäävad, siis esimesed 2 tõusevad ja mõlemad esimesed 2 nii Haljala kui Vinni Pajusti ehk siis Reinar Alliku duubel tahavad tõusta esiliigasse, et siis kaob see puhver ka neil ära. Pluss siis paneme juurde selle, et Peep tegutseb mitme rindel, tal on pinged niikuinii üleval. Ta ei ole kindlasti paha mees, ta tahab parimat, aga ütleme nii, et võib-olla on natuke suur tükk ampsatud, aga see ei õigusta kuidagi seda käitumist. Mina olen suur spordijuriidika sõber. Tõsi küll harrastustasemel, aga mulle meeldib sel teemal ise mõtiskleda ja lugeda juhendeid. Mulle väga meeldib lugeda jalgpallivõistluste juhendite lugemine. Suurepärane ajaviide. Aga spordijuriidika sõbrana on minu jaoks siin nüüd järgmised küsimused või olulised pidepunktid. Esiteks, vaatamata oma avalikule profiilile ja Peebul on see väga reljeefne, sellepärast, et ta on aastate jooksul oma tegevusega kogunud, ma ütleksin endale, vaenlasi või tema suhtes antipaatiaid tundvad inimesi ilmselt nii Keilas, korvpallis, Eesti spordi avalikkuses, ilmselt ka Eesti spordiajakirjanduses. Vahet ei ole, mis avalik profiil on. Kõik väärivad täpselt samadel alustel peetavat protsessi. Ehk et kui millegi sarnasega oleks hakkama saanud ükskõik milline teine Eesti korvpallitreener kõrgliiga tasemel, kellel kõigil on ka avalik profiil ja mõnedel on see palju meeldivam, siis tegelikult see protsess peab käima Peebu suhtes samadel alustel. Mingid varasemad jutud ei saa protsessi mõjutada. Protsessi saavad mõjutada tõendid. Ja rääkides tõenditest, siis pealtvaatajate ütlused on minu jaoks spordiruumis väga kahtlane ja võib-olla isegi kõlbmatu tõend. Sellepärast, et spordiorganisatsioon ei saa kontrollida, kas sellel pealtvaatajal, kes ütlusi annab, on mingi isiklik agenda või ei ole. Põhimõtteliselt ma ei ütle, et see niimoodi on, aga teoorias võib see olla, et praegu on näiteks 10 või 15 põhjusel või teisel Peep Pahvi suhtes vaenulikult meelestatud inimest, kes sellel mängul viibisid, omavahel kokku leppinud, et me räägime korvpalliliidule seda juttu, et näeb, Peep lõi, Peep Pahv lõi. Korvpalliliidul ei ole võimalik kuidagi seda ju kontrollida, kas need inimesed räägivad tõtt või mitte. Kui need inimesed peaksid seda asja rääkima kriminaaluurimise raames, kohtus, päris kohtus. Seal on valetamisel teatavasti hoopis teistsugune kaal. Seal, kui sa valetad, siis on lähed ise kinni. Kui sa praegu korvpalliliidule uurimisel valetad, siis on põhimõtteliselt ainuke asi, mis võib õiguslikult juhtuda see, et siis kannatanu antud juhul ilmselt oleks selleks Peep Pahv või Keila Kuulbet, saaks hakata alustada tsiviilhagi, mis on muidugi kulukas, võtab aega nõnda edasi. Ehk et ma tahan öelda, et see pealtvaatajate ütluste võtmine on väga libe tee, arvesse võtmine. Selle jaoks ongi tegelikult ju alaliidul oma ametlikud esindajad mängudel. Ametlikes esindajateks on enamasti kohtunikud, vahel ka lauakohtunikud või komissar, aga tegelikult pealtvaataja minu jaoks ei ole selline, kelle sõna saaks seal nagu otsustavana võtta arvesse. Ma tahaks võib-olla seda ka lisada, et sellest, et võib-olla isegi Lenk ise ja Pahv ei saanud võib-olla alguses aru, et siin oli nagu mingisugune suur probleem või mingisugune üldine mure, siis sellest andis tunnistus ka tegelikult ju esmaspäev, kui ütleme, et Eesti ikkagi juhtivad, korvpallikajastajad ehk siis mängumehed eesotsas Siim Raudlaga võtsid seda asja väga rahulikult. Raudla ei küsinud mitte ühte küsimust pärast intervjuus otse-eetris mitte midagi selle kohta, pluss siis sealt tulid ala Janar Soolt sellised väljendid, et Peep Pahv ongi karismaatiline tegelane ja temaga käivad mingid jamad kaasas, et tegelikult seda ei vaadatud kui sellist tabu asja, et ma arvan, et nüüd, kui need nädal aega on see umbes nädal aega, natuke vähem on see arutelu ja arvamused ringlenud, siis võib-olla kõik hakkavad natuke teise pilgu alt vaatama ja
ütleme nii, et lõppkokkuvõttes Pahv tegi siin nüüd hiljuti tegelikult üsna sümpaatse avalduse, et võib-olla ta alguses ei saanudki aru, et ta on valesti käitunud, aga ta võib-olla siis kuskil sisemas ikkagi mõistab, et ta peab nüüd tänapäeva reeglite ja normidega kaasas hakkama käima, et päris sellise 90ndate stiiliga ei saa põrutada. Selles, et ta midagi valesti tegi, ma arvan, selles vist on kõik enam-vähem ühel nõul, aga küsimus on nüüd tegelikult selles, et kuivõrd suur väärtegu see oli spordi kontekstis? Ma tahaks selle avaldusega seoses veel sellist asja öelda, et ütleme, kui muidu see Peep Pahvi vaenlaste kogumise pool ja antipaatsuse pool on asi, mis tuleb talle võib-olla kahjuks või mida ei tohiks arvestada, siis üks asi, mida Pahvi puhul tegelikult mina automaatselt arvestan, on see, et tegemist on väga staažika spordiajakirjanikuna, kes ei mõistnud seda, et kui sulle antakse võimalus olukorda selgitada, mitu korda, mina küsisin selle telefonikõnega, kui ma telistasin 2 korda, kas sa ei kommenteeri seda? Ja ta ei teinud seda ja siis pärast seda tulla meediat hurjutama, et miks te kirjutate nii, miks te ei kirjuta naa, siis see on nagu see koht, kus sa oled nagu, sa juba teed endale karuteene minu silmis, sest sa tegelikult tead, et kui sa kommentaari ei anna, siis lugu ilmubki ju teiste osapoolte kommentaaridega. Sina ei saa siis enam ju motiivi suunata. Eks ta ise loobus sellest, teades, kuidas süsteemid toimivad ja siis hiljem tulla meediat kritiseerima. See on nagu see koht, kus ma tahaks natukene öelda, et selle sa oleks pidanud tegelikult väga pikalt meedias töötanud inimesena läbi tajuma. Reibas rõõm. Pressisektor rõõmustab, et Eesti olümpiakoondisel Los Angeles 2028. aasta mängudel on potentsiaali pälvida medaleid rohkem kui veel nädal aega tagasi, sellepärast et Rahvusvaheline Olümpiakomitee kinnitas võistlus- ja spordialade programmi Los Angeles olümpiamängudeks ning Eesti jaoks on seal 2 väga meeldivat uudist, nagu ma ütlesin, medalihõngulist uudist. Esiteks ujumisse distantside nimistut on pikendatud sprintidega kõigil aladel, seni oli kavas ainult crawl ja see tähendab Enel Jefimole 50 meetri võimalust ja teiseks vägagi üllatuslikult lülitati kaua plokkvibu, kus meil on segapaar Robin ja Lisel Jäätma, kellel on kõvad tiitlid ette näidata. No alustades ujumisest, siis mulle on alati meeldinud Henri Heina selline, ütleme, positiivsus, enesekindlus, et tegelikult ta ju hakkas kohe pärast Pariisi olümpiat rääkima, et Eneli on medalisoosik seal järgmise olümpial ehk Los Angeleses. Nüüd, kui see tuli 50 meetri ujumine, rinnuli tuli ka kavva, siis ta oli veel enesekindlam, et me oleme suurepärases seisus ja põhimõtteliselt on medal võtta, et okei, mingisugune reaalsustaju on tal ka muidugi, et siin on nii palju aega, Eneli muudab kurssi, läheb USA-sse, aga see, et see 50 meetrit sinna lisandus, see on igal juhul selles mõttes faktina see on õige, et medali lootus suurenes veel rohkem, jah? Oluliselt ikkagi, jah. Väga oluliselt, sellepärast, et kui me võtame Eneli Jefimova ainsa EM-tiitli siiamaani, see tuli just 50 meetris. Ehk siis olümpial oli see häda nii-öelda siiamaani küljes, et tal oli vaja ujuda 100 ja 200 ja kuigi 200, ta sai peale, oli tubli, aga see on selgelt liiga pikk distants tema jaoks, kui me räägime maailma kontekstis. Et seal lihtsalt natukene jääb seda, ma ei taha nüüd öelda võhma küsimust, aga seal on teatud vajakajäämisi. Aga sprindi poole pealt Enelil on väga hea kiirus olemas ja nüüd, kui siis lisaks 150 meetrit juurde tuleb, see potentsiaal, ikkagi kõigil natukene käed värisevad, mis siit tulla võiks? Jah, et see 200 on ikkagi olnud selline aseaine kõrvalala, et Hein ja Jefimov mõlemad on ise rääkinud kogu aeg, et ikkagi Jefimoval on sprinterlikud võimed, sprinterlikud trumbid, et see teeb olukorra lihtsamaks ja 200-st Heina sõnutsi võiks nagu täiesti loobuda, aga samas Hein suunab siin asju viimased paar kuud, et siis läheb Jefimova USA-sse ja nagu Heina jutust välja tuli, siis tegelikult ega seal USA-s eriti 50 meetrit ujutagi. Samas, kui nüüd USA-s toimub olümpia, siis võib-olla seal tehakse neid asju ümber nii ülikooli tasemel kui ka võistluste raames. Ja tegelikult see ujumisprogrammi täienemine tegelikult peegeldab ikkagi laiemaid trende üldse maailma tippspordis. Otsitakse kiiremaid, äkilisemaid võistlusformaate ning lisaks on... Ka tasavägisemaid. Jah, tasavägisemaid. Lihtsamini mõistetavaid, on ju. Ja lisaks on muidugi mängib rolli ka see, et ujumine on niikuinii olümpial väga suur teleala, aga ta on ka ameeriklaste ja Ameerika telepubliku jaoks väga-väga oodatud ja tähtis ala, mis
eks ameeriklased ise olid huvitatud ka, et need alad sinna juurde tuleksid. Teisalt sportlaste arvu ei tõsteta, ujujaid rohkem selle võrra olümpiale ei pääse. Kvalifitseerumine muutub mõnes mõttes ilmselt järelikult veidikene keerulisemaks, aga see oli selline suhteliselt nagu win-win olukord kõigi osapoolte jaoks. Mis puudutab nüüd seda plokkvibu, siis see oli muidugi üllatus, sellepärast, et tegemist oli 2023. aasta sügisel, eelmises aastas sügisel. Väga loodeti, et see plokkvibu lisandub. Toona Rahvusvaheline Olümpiakomitee otsustas, et ei, et jääb ainult sportvibu, aga nüüd vastu kõiki ootusi on teada antud, et lisaks 5 sportvibu võistlusalale, mis on kogu aeg olümpiakavas olnud, mehed, naised, meeskondlik, naiskondlik, segapaarid, on kavas ka plokkvibu segapaar. Et neil ongi ainult 1 medaliala, segapaar, ilmselt saab neid segapaare peale, ma pakun 8-12, mitte rohkem, aga Eesti paaril on variant sinna peale pääseda. Põhimõtteliselt nagu tuli parim variant lauale, mis nagu tulla sai sealt plokkvibu variandist, et meil see segapaar on ju väga, väga tugev on vähemalt Euroopa tasemel. Jah, EM hõbe on neil ette näidata, Euroopa mängude kuldmedal, muidugi väike klausel on juures, et mis Euroopa mängud päriselt on, aga jah, kokkuvõttes need vibu seisis ju samasuguse klausli ees, et nad ei saanud sportlaste arvu suurendada, ehk siis oli vaja skeenesiseselt asju ümber mängida ja ju nad siis leidsid, et nii-öelda ala kandepinna heaks või jaoks on see vajalik lüke. Prognoosin ka, et Eestis tuleb suurem kisma, et kes ikkagi selle segapaari täpselt moodustavad. Sellel spordialal on sisekonkurents olemas, nii et 3 aastat paneme ennast valmis, kolleegid. Kusjuures see on tegelikult väga hea, kui on sisekonkurents olemas, sellepärast, et see ju loll lausa, aga konkurents on ja see viib jõud. Jah, nagu vehklemisest oleme tegelikult ju näinud. Et kuniks, vehklemine õpetab nüüd 2 asja. Esiteks, sisekonkurents tõepoolest viib edasi, aga teiseks, sisekonkurentsi eluterveks toimimiseks peavad reeglid väga selgelt paigas ja kirjas olema ja neist tuleb kinni pidada. Aga tegelikult olümpiaprogrammi muudeti veel, et sinna tuli juurde ikkagi kogunisti 22 medaliala. Nagu arvata on erinevaid, on ju segavõistlusi. Kas me oleme väga kurvad, et segateatevõistkondade käimist enam ei ole? Ma küsisin enne Karli käest, et kas see oli olümpial kavas varasemalt, nii et mina ei ole väga kurv. Jah, ka minust oli see uudis mööda läinud. Aga kuule, suure 3x3 korvpalli sõbrana ja Armo, see, et on nüüd 8 tiimi asemel 12, nii mees kui naiskonda, kuidas see võib seda 3x3 skeenet mõjutada? No mina tagusin seda rauda juba enne olümpiat, olümpia ajal ja olümpia järel, et 8 satsi on liiga vähe. Juba sellepärast, et see formaat on jabur, mängisid alagrupis ja kõik omavahel läbi, siis mängiti uuesti play-offi ja seal veerandfinaale ja medalimänge, siis see nagu arvestades selle ala populaarsust, arvestades kui palju nagu arvestatavaid satse seal on, siis see 8 oli joos vähe, see 12 ehk siis võrdsustamine 5x5 vastu korvpalliga oli igati loogiline. Mingis mõttes avab see väikese uksega nüüd ikkagi Eestile, sellele küll lootma jääks, et me peale saame, aga ütleme nii, et see ei ole enam nii lootusetu, et on ju naised näidanud, et siin Euroopas võib päris kõige kohti saada, noormehed on olnud maailmameistrivõistlustel, Euroopa meistrivõistlustel edukad, vähemalt seal mingi tipu lähedal, et nagu mingi lootuses annab meile ka, et mõned teised alad, mis siin võib-olla kavva lisanduvad, et seal ju ei ole Eestil mingisugust šanssi peale saada. No jah, squashis 16 meest, 16 naist, et sinna sisse ei mahuta. No 16 äkki võib-olla ei mahu, aga meie värske Eesti meister, ja nii äkki oli Laura Mälk või? Ei midagi sellist mäll. Tema ikkagi USA-sse spordistipendiumi peale läks, nii et vahel suund on olemas, et liigume olümpia peale, kas see nii jõutakse? Ja teine asi on siis see, et esimest korda vähemalt praeguse seisuga võistleb olümpial rohkem naisi kui mehi, ehk et neid spordialasid, kus on naisi rohkem stardis kui mehi, on rohkem kui neid, kus on vastupidi. Tegelikult ainukene meeste ülekaaluga ala ongi veel maadlus, kus siis Kreeka-Rooma maadlus on eksklusiivselt meestele, samas on naistel eksklusiivselt iluvõimlemine, kujundujumine ja ka jalgpallis on naisi stardis või siis läheb võistlema rohkem, sellepärast et 16 naiskonda ja 12 meeskonda seekord. Ühte asja ma tahaks veel öelda, et Ott, sina vist helistasid Martti Rajule, EOK spordidirektorile, kes ütles ilusa lause, et lõpuks on ka Eestil vedanud, et kui viimasel ajal on olümpiagrammi lisandunud alad, mis on meist seni täiesti mööda läinud, siis Los Angeleses on muudatused head. No see on see koht, et võib-olla kriketis ja lacrossis on tõesti see, et Eestil pole vedanud, aga väga paljudes teistes alades tuleb ikkagi nagu peeglisse vaadata, et miks meil ei ole rula, BMX, 3x3 korvpall, seinaronimine, miks meil ei ole neid arendada. Leedu võitis Pariisis breikitantsus medali.
tuletan meelde, ehk et tegelikult kogu selle tänavaspordi klastri järeleaitamine võiks olla selline Eesti spordile selline natuke nagu au küsimus. Et selles tänavaspordis ju Eesti seni olümpial võistelnud ei ole. Talviste aladega, nende nii-öelda uue põlvkonna aladega on kõik hästi. Seal on olemas nii olümpiamedal, järelkasv kui ka koolkonnad. Aga suvistel aladel seda praegu ei ole. Jah, et meil on ju Simple Session maailma tasemel üritus, aga omasid seal tipus kuskil ei ole. Spornmure. Pressisektor on mures, et mis saab Eesti maadlusest. 2012 oli mul õnn ja rõõm kajastada Londoni olümpiamängudel Heiki Nabi hõbemedali võitu ja kui ma õigesti mäletan, ma toona Õhtulehes suure loo pealkirjastasin umbes niimoodi, et eestlaste maadlusramm ei rauge. Sellepärast, et see medalite hulk, mida Eesti maadlejad läbi aegade on tiitlivõistlustelt, sealhulgas olümpiamängudelt võitnud, on tõepoolest ju muljet avaldav. Heiki Nabi hõbedale 2012 lisa pole järgmised 12,5 aastat toonud. Olümpiakontekstis? Olümpiakontekstis, just. Ja ei toonud medalit Eestile ka möödunud nädalal Slovakkia pealinnas Bratislavas peetud Euroopa meistrivõistlused. Viktoria Vesso ei saanud seal vigastuse tõttu osaleda. Heiki Nabi ja Richard Karelson piirdusid mõlemad ühe matšiga. Eesti maadlus Los Angeles olümpial jah või ei? No korra lähen ka meenutuste rajal, kui seda 2012 olümpiat nimetasid, siis mina mäletan ka, et siis oli mingis mõttes selline maadlus buum võib-olla ja mina olin kamraadidega kuulsas Illuste korvpallilaagris ja kuulasime raadiost neid ülekandeid, kuidas Nabi seal maades ja kuidas vastane oli ja nii edasi. Kui eksi maadlusülekandeid vahendas Margit Kilumets. Ja võis täitsa nii olla, et see oli täitsa tore kuulamine, aga mingis mõttes on hämmastav, et Nabi on siiamaani ikkagi ju rivis konkurentsis kõrgel tasemel võistlemas. Samas see EM nüüd nagu mingis mõttes võib-olla näitas, et tema võib-olla ütlegi, et tippaeg on läbi, et ega siin pärast sellest dopingu pausist naasmist ei ole midagi nagu säravat ette näidata. Seda viigireeglit on muudetud nüüd teistpidi ka nüüd kumbagi pidi talle ei tööta, et natuke jah, võib-olla see Nabi nii-öelda aeg võib-olla läbi, jah. No Nabi puhul jah, vanus on 39, seega vaatame, kui palju ta siin veel nii-öelda see ülejärgmine aasta Los Angeles olümpiast ilmselt ei ole mõtet rääkida Nabi kontekst, mis tõttu tuleb ikkagi suunata see küsimuse või teemapüstituse fookus Richard Karelsonile ja Victoria Vessole, kes mõlemad tegelikult ju noortes, kui me räägime nüüd kadettidest, siis kuni 17 vanuseklassis, juuniorides ja U23 vanuseklassides on võitnud medaleid. Lihtsalt küsimus ongi see vana hea murekoht, et kuidas noorte klassidest minna üle täiskasvanute klassi, eriti veel alal, kus üldjuhul domineeritaksegi vanemas eas. Ehk siis siin on see küsimus, et järgmised 5 aastat ei pruugigi neil edu tulla ja siis on see, et kas ta üldse jääb sinna ala juurde. Ja see tiitlivõistluste medalite nii-öelda ülekandmise juures tasub meeles pidada, et noorte tiitlivõistlustel võisteldakse enamasti vahel kas 1, enamasti 2, vahel ka 3 aastakäigu sportlaste vahel. Aga täiskasvanud sekka minnes on neid aastakäike enamasti 10 vähemalt ja aegalt isegi rohkem. Ehk et tegelikult enamik noorte tiitlivõistluste medalivõitjaid ei võidagi hiljem täiskasvanute seas medaleid. See ei ole mingi Eesti eripära, vaid see on matemaatiline loogika. Insener Juhkam kinnitab. Väga hea. See on asi, mida tuleb nagu silmas pidada. Ja teine asi tuleb meeles pidada, et ega Eesti maadlus eelmisel aastal Pariisis oli esindatud ikkagi läbi tagaukse. Heiki Nabi ju tegelikult siin olümpiamängudel ei kvalifitseerunud ja sai peale alles siis, kui need venelased valgemised, kes olid kes ei saanud rahvusvahelisest olümpiakomiteelt heakskiitu, sest ilmselt tegemist armee sportlastega. Ja, Karl tegelikult viiteski sellele õigele asjale, ma arvan, et ongi just see, et Karelsonil ja Vessol on kindlasti selline, andekus, mingisugune põhi olemas, aga ütleme nii, et kui ei tulegi neid mingid sellised vaheetappe, mingid tulemusi kuskilt mujalt võistlustelt. Et praegu 2-3 aastat järjest, kui läheb niimoodi, et äkki 1 matš võidetakse tiitlivõistlustel, vahel harva ka 2, aga pronksi matšini kunagi ei jõutagi. Mis siis? Jah, et selles mõttes, et üks asi on see isiklik motivatsioon, teine asi ongi puhtalt vahendid ja ütleme selles praeguses maailmas, kus inflatsioon on suur, hinnad tõusevad, raha ei ole, et kuidas selles nagu vastu pidada, ellu jääda, kas üldse on mingid toetajaid, milline see praegu maadlus meie kogukonna see taust on ja see on selline kõige suurem küsimärk. See on hea uudis, sest maadlusel tegelikult maadlus on ennast ikkagi korralikult üles ehitanud ja ka alaliit toimib korralikult. Tuletan meelde, et äsja toodi ju endale Soomes tegelikult välistreener.
et ma imestama, et maadlusel pole 12 aastat säravaid tulemusi olnud, aga suudavad tuua välistreeneri. No ärme nüüd nii kuri ka ole, EM-idelt ja MM-idelt medalid tuld küll ja veel. Ma rääkisin olümpia. Jah, aga seda on vaja siiski nagu ka vahele tuua, kui öelda, et 12 aastat pole tulemusi. No ja muidugi tegelikult jah, meil oli Heiki Nabi oli Rios 5 ja Jepp Mäe vist ka. Aga olümpiamedalid pole olnud 12 aastat, aga suudeti tuua välistreener. Vehklemisel on olukord on ju vastupidi on olnud. Et selles mõttes maadluse kogukond ja alaliit on Eestis tugevad, aga lihtsalt jah, et tõsi on ka see, et kui me vaatame seda, ega maadluse sportlaskvooti ka ei tõstet, ikkagi 16 sportlast per kaalu kategooria saavad olümpiale ja sinna sisse mahtuda ei ole lihtne. No üks asi, mis nagu räägib tegelikult Vesso ja Karelsoni kasuks on see, et maadluses ju teatavasti saab üks sportlane riigi kohta võistlustele peale, ehk siis ütleme, neil ei ole seda õnnetust, kui tuleb siin Kuuba raskekaalane Oscar Pinho meelde, kes siis pärast seda, kui Lopez Núñez nii-öelda muudel võistlustel lõpetas käimise, siis ta sai nagu MM-idele peale, hakkas sealt medalit saama, jõudis läbi MM pronksiga Pariisi olümpiale ja siis tuli jälle Lopez Núñez tegi minu koht. Et selles suhtes neil on nagu see eelis, et keegi ei võta neid kohti ära. Küsimus ongi, kui kaua nad jaksavad seda rada käia, kui seda eduelamust ei tule. Ja tegelikult, kuigi maadlusliidul võib olla ju rahaliselt hästi, siis maadlusel tervikuna on selline, ma ei taha nüüd öelda, et kirves ripub pea kohal, aga seda juttu, et kas maadlus jätkab olümpiaprogrammis ikkagi nagu tuuakse iga aasta mingis võtmes esile. Jaa, 2028 on praegu kindel. See on lukus, aga mõtleme just pikemas perspektiivis, sest ega Vesso ja Karelsoni puhul me ju ei räägi ainult Los Angelese perspektiiviga, vaid me võtame ka võib-olla Brisbane ja miks mitte 36 olümpia meil ei ole veel lukus. Ei ole, küll see Saudi Araabia selle saab. Tähtis teema. Pressisektor on saate teemaks, tähtsaks teemaks, põnevaks teemaks, laiaks teemaks, varianti on mitu, kogunenud ja saabunud võrkpallisaali ja meie lähtepunktiks on üks väga vinge Pärnu mees. Andrus Raadik lõpetas mängu ja lõpetas karjääri. Ehk et kui eelmisel kolmapäeval Eesti meistrivõistluste pronksiseeria Pärnu võrkpalliklubi ja TalTechi meeskondade vahel läbi sai, siis viimase punkti oli Andrus Raadik ja see oli ka tema karjääri viimane punkt. Selle järel hakati pritsima šampust, toodi välja diivan, pandi väljaku keskele, Raadik sai seal istuda, nautida, jagada intervjuusid järgmistel päevadel ka veel ja nagu üks võrkpalliinimene mulle ütles, naljakas, kuidas persoonid lähevad erineval moel inimestele korda. Ega iga koondise mees ei saa karjääri lõpus säärast tralli. Väga õige point ja see ongi tegelikult ju meie teemapüstituse alus, et miks Andrus Raadik läks niivõrd väga inimestele korda, kuivõrd nagu ta ise ka nüüd nendes mitmetes intervjuudes, mis mõni siin on üle pooleteise tunni olnud, on öelnud, et ega ma tegelikult olen suhteliselt nagu tahumatu võrkpallur, et väga ei oska seda asja. Aga seal Raadikust peitub siis midagi muud, mida võib-olla isegi ei saa sõnadesse panna, aga meie üritame ja kui me peaksid seda ühe sõnaga iseloomustada, siis mina ütleksin lihtsalt märksõnaks karakter. No, ta on ikkagi selline ülimalt siiras ja aus inimene, aga nagu ühes mõttes tahaks ta kõigi noorsportlaste eest kappi peitu panna, et ärge vaadake, mida ta on teinud ja kuidas ta karjäär kulges. Teistpidi võiks teda kõigil jälle eeskujuks tuua, et milline nagu võitleja hing, milline pühendumus, milline töömees lõpuks ta on, aga seal kõrval on kõik see, et ütleme nii, et ei saa siis lasta ka sportimisel pidutsemist ja õlle ja muude heade jookide nautimist rikkuda, et ta on selline, ütleme, et kingitus ajakirjanikele ja tegelikult ülihea tiimikaaslane, aga tal on ka see pahupool, mis siis nagu mingis mõttes tasakaalustabki. Ma ikkagi ütleksin kingitus ka Eesti võrkpallile, sellepärast, et läbi tema ja üldse läbi seda tüüpi sportlaste on igal spordialal palju hõlpsam end nii spordi, aga tegelikult just nimelt laiemale avalikkusele selgeks teha, sõbralikuks teha, tuttavaks teha, lähedaseks teha, mis on iga spordiala lõpuks eesmärk, sellepärast, et mida rohkem on sul avalikkuses või ütleme üldse ühiskonnas inimesi, kes tunnevad, et seal on ägedad inimesed, kes ajavad ägedat asja, seda tugevam on selle spordiala kandepind. Kui Raadikust rääkides oluline on ka välja tuua see, et kui me toome märksõnasid nagu pidutsemine ja õllejoomine ja ta enda kuulus tsitaat, et kui ma ei tegeleks spordiga, siis ma oleks kas surnud või vangis. Et oluline rõhutada, et see ikkagi jääb praeguseks 10 aasta tagusesse aega. Ehk siis ütleme nii, et kusagil 28-29 eluaastat oli see, kus see mees sai lõpuks täiskasvanumaks ja hakkas nii-öelda päris sporti tegema. Siis oli see avanemine, küpsus valmis. Aga kõik enne seda oli siis see triangel, ütleme siis nagu lihtsustatud, mis me rääksime.
et niisugune omapärane meesterahvas ja kusjuures ma tahan ühe asja veel tuua sisse, mida ta ise lahkas, ma treeneri nime ei hakka ütlema, sest Raadik oli ise ka kahe vahel, kas seda tasub välja tuua või mitte, aga oma pikas pooleteisetunnise intervjuus ta tänas ühte treenerit, kes kunagi, kui ta oli mingi 18, 16, mis iganes, see õiges kuke vanuses, et ta tänas ühte treenerit, kes, kui ta seal oli juba nädalaid trennis ärplenud, siis see kõige vaiksem treener lõpuks lihtsalt võttis selle naglamanni kinni, väänas käed selja taha, pani seina äärde paika ja ütles, et sina ei ütle mitte ühtegi sõna enam või sa lendad siit, kus see ja teine. Ja nagu see kontakt, ütleme, natukene on nagu pikendus, ütleme siis meie Peep Pahvi teemale, aga ikkagi teatud olukordades selline lüke, ma nüüd ei saa öelda, et on õigustatud, aga see on see, mis võib aidata, sest Raadik on seda intsidenti korduvalt öeldud, et see tegelikult pani talle tol hetkel, see tõi nagu natukenegi maa peale, et muidu ta oleks täiesti kosmosesse ära tõusnud. No ütleme, mingil määral nagu avab kogu selle spordimaailma nagu ütleme siis võimalust või usku ka nendesse, kes võib-olla hakkavad mingil hetkel nagu võib-olla spordi juurest või võrkpallist loobuma, et kõik see ala ei ole nii steriilne, sa ei pea käima pidevalt mööda joont, et midagi saavutada. Okei, sa pead kõvasti tööd tegema ja vaeva nägema, aga kui sa ennast muudad, pingutad, usud, siis tegelikult on võimalik nii-öelda, nagu sa ütlesid, tahumatul vennal päris kõrgel välja jõuda. Ja, et kui me ennem rääkisime sellest iseloomust, mis on tal see kõva karakter, siis ka tegelikult tema ju siis ütleme tema see sportlik pagas või oskuste pagas on ka ju veidikene ebatüüpiline võrkpalluri kohta, ma olen aru saanud, et ta ei ole selline standardne võrkpallur ja see on teine asi, mis igale spordiala kasuks tuleb. Kui sul on sellised ebastandardsed tegelased seal spordiala sees või võistkonna sees nad rikastavad mõtteviisi, ehk et sageli pakuvad mingisugust alternatiivset nägemust, mis ei pruugi küll alati olla see tee, mis viib edule, aga algatab mõtteprotsessi, mis omakorda võib selle võistkonna viia mingisuguse lahenduse leidmiseni. Ja aeg-ajalt ka tekib sealt mingisugune innovatsiooniline moment. Ja kui me tõmbame seda aspekti nüüd laiemaks, siis Raadik on nagu Eesti näide sellest, et saab igat moodi võimist läbi lüüa, et me võime ühte skaala otsa panna näiteks praegu Nikola Jokitsi, kes suvel tegeleb hobustega, NBA hooajal käib väikse õllekõhuga ringi, aga teeb läbi aegade parimat statistikat, näitab läbi aegade parimat korvpalli ja teises otsas on Cristiano Ronaldo, kes on eluaeg oma keha eest viimseni hoolitsenud, ülisportlik, ülitrimmis igat pidi, et saab nagu igasuguste meeste näidetel nii-öelda tippu ronida. Ma toon siia väikse lugemissoovituse sisse, et Ameerika lihtsustatud spordiajakirjanik Sam Walker on kirjutanud sellise raamatu nagu The Captain Class, kus ta siis võttis maailma ajaloo domineerivamad võistkonnad pallimängualadel või üldse võistkonnaaladel tähendab ja siis üritas nagu leida nendel ühist nimetajat ja see ühine nimetaja oligi nagu pealkiri ütleb, et võistkonna kapten, aga see ei olnud see, et sul on niisugune kapteni etalon, mille järgi kõik peavad joonduma, vaid tema tõigi oma raamatus siis nagu näidete põhjal välja 7 erinevat nagu tüpaaži. Et sul ongi igale kooslusele klapib erinevad sorti kapten tegelikult. Et seal oli, kes olid motiveerijad, kes olid niisugused musta töö tegijad, Tim Duncan oli temal seal näiteks toodud, kes olid sellised peaaegu reeglite rikkujad või agressiivsuse piiril, polnud küll tema raamatu näida, aga endal tuleb pähe Sergio Ramos. Et visadused, sellised üldse ühiskonna kõnelejad, Megan Rapinoe oli tal välja toodud ja üldse selline vankumatu emotsiooni nael, vaata, kes millelegi ei paindu ega alati on nagu jalad maas, et need tüpaaž oli väga erinev, väga hea raamat, mina soovitan lugeda. Nädalavahetuse top. Ning nagu meil ikka kombeks pressisektori saate lõpetuseks vaatame otsa tähtsamatele võistlustele, mis meil koduvabariigis järgneva nädala jooksul toimumas on ja saate toimetaja on kirja pannud saalihoki. Kõik saate vaatajad, kuuled, jätke meelde, saalihoki pallis on 26 auku ja 126 augulist palli proovivad sel laupäeval teineteise väravasse taguda Jõgeva Tähe ja Sparta tiim Automaailm. Hetkel käib finaalseeria. Sparta juhib mängudega 2-1, kui nad laupäeval võidavad, tulevad Eesti meistriks, kui võidab Jõgeva Tähe, siis on pühapäeval otsustav mäng. Veel küsimusi selle kohta? Millal sa viimati käisid saalihokit kohapealt vaatamas? Kohapeal vaatamas 3 aastat tagasi.
pole hullu. Eks-koondislased võivad ka pause teha. Jah, just. Nii, võrkpallis jätkub finaalseeria. Täna on kavas mäng number 4 ja pühapäeval mäng number 5. Kas järgmisel nädalal tuleb ka mäng number 6? Jah, see on küsimus, sest Tartu Bigbank... Ma küsisin su käest seda. Jah, las ma selgitan loon kontekst ja tausta. Tartu Bigbank juhib 2-1 mängudega Võru Parruse vastu. See on nagu see, mis see oli, see kontaktisaade ja see Urmas Paet, et jah, ma pean selle nüüd ära otsustama, et kas ma lähen sinna Euroopasse või ei lähe. Aga mina ütlen, et tuleb ka mäng number 6, ehk siis Tartu Bigbank ei võida neljapäevast või pühapäevast, võidab ühe neist, mitte mõlemat mängu ja siis me saame ka 6. mängu vähemalt. See variant, et Võru mõlemad võidab sel nädalal, sa võtad laualt maha, jah? Pigem võtan. Kindlalt. Nii, korvpallis Jarmo sõelmängud jätkuvad täna õhtul esimene teine vaatus paaris Keila ja TalTechi vahel, aga nädala lõpuks on vist kõikides paarides 2 mängu peetud. Ja, et tänav on väga hästi see asi ära jaotud, et iga päev on vähemalt 1 mäng. Aga mitte üle 2. Jah, mitte üle 2 ja neid kahe mängupäevi on ka väga vähe, et selles mõttes on nüüd korvpallisõpradele kenasti vastu tuldud. Okei, seni on kõrgemad asetused kõik esimesed mängud võitnud. Ilmselt Kalev Cramo võidab täna ka Keilat, aga see ei tähenda, et siin mänguks ei võiks minna ja tegelikult näiteks Tartu võitis Viimsit ainult 4, nii et siin intriigi on ja käige saalides ja vaadake ülekandeid, et tegelikult on äge. Kui suur on tõenäosus, et kõik 4 seeriat lõpevad 3-0? Sina oled see protsendimees, aga ma arvan, et see protsent ei ole väga suur, et kuskilt keegi ikkagi näpistab ära. Kui sa nii küsid, kes, siis tegelikult võib-olla oleks tahtnud enne öelda Pärnuga eilset mängu nähes väga kahtlane, äkki isegi Viimsi. Nii, aga kui mina vaatan võrkpalli, Jarmo korvpalli, siis sina Ott jalgpalli. Nii tuleb välja, ja see on meil siis niimoodi, et homme, reedel, 14.30 Flora Paide mäng ja seal on muidugi suur sportlik vastasseis, aga mis seal salata, seal on ka natuke ideoloogilist vastasseisu. Vaadates seda, et kuhu leeridesse kuulutakse ühe teise sündmuse raames. Nii et selles mõttes on oodata kahtlemata huvitavat mängu. Nii et erinevad pallimängude meistrivõistlused Eestis on hetkel tipnemas. Käsipalli finaalseeriat mängitakse isegi alles maikuus, aga tehakse ilmselt kuskil muud sporti, ent kodumaiseid pallimänge koha peal vaadata. See on väga mõnus, minge staadionitele, minge spordisaalidesse, sealt saab häid emotsioone. Pressisektor oma 26. saate sellega lõpetab. Saatejuhid olid Karl Juhkami, Jarmo Jagomägi, mina Ott Järvela. Me oleme tagasi nädala pärast. Kuulmiseni. Saadet toetab Pahv. Pressisektor.